Tänase päeva evangeelium jätkab möödunud pühapäeva osa, see on Johannese evangeelium 15. peatükk ja seal, kus me möödunud pühapäeval lõpetasime, nüüd läheb edasi, siis Jeesus kõneleb nende sõnadega oma õpilastele. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja, ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile, armastage üksteist. Need Jeesuse sõnad, mida me kuulsime, on kirja pandud juba sel ajal, kui isegi koguduse keskel, see on ka mitukümmend aastat hiljem Jeesuse surmast ja ülestõusmisest, ei olnud seda kokkuhoidmist ja sõprust ja armastust nii enesest mõistetavalt, nagu võinuks arvata. Ja seda tuli ka kirjalikult evangelist Johannese poolt nagu fikseerida need sõnad ja ütelda, et Jeesus ise ütles, et armastage üksteist. Ja mina olen teie sõber. Te ei ole mitte minu orjad. Täna, kui me peame emadepäeva, siis on mõnes mõttes nagu samasugune olukord, et me elame ajas, kus perekond ja pereväärtused ei ole enam endast mõistetavad. Ja see on, mitte on meie rahva traagika, vaid see on paljude rahvaste traagika. Kus see perekonna sidusus, isa, ema, lapsed, kokkukuuluvus, nii headel kui halbadel päevadel, et see oleks nagu ka väärtustatud. Tänapäeva noor inimene ütleb rohkem, et armastus lõppes otsa, see suhe ei klappinud, võtame uue ette. Kas on lapsel isa vaja? Milleks seda? Üks ülearvune veel majas. Need on just väga rasked sõnad, aga need on reaalsest elust. Ja enamasti on seal juba nagu teise põlvkonna kogemus ka taga, et oma ema kasvatas üksi, isa ei olnudki, ja nüüd see tütar kasvatab oma last. Ta ei leiagi, et meest peaks ka olema. Ja me elame nagu niisuguste purustatud suhete maailmas, kus see evangeelium kõlab. Aga on kindlasti ka niisuguseid püsisuhteid. Raadiost võib-olla te ka kuulsite ühte vihjet, Anna Levandit intervjueeriti, ja ta oli kuulus sportlane ja kõik, ja siis ta ütleb seal niimoodi, et kõige suurem väärtus tema elus on ikkagi 3 last, mitte need olümpiamedalid ja need, vaid 3 last. Ja siis küsitakse ta käest, et kuidas on siis pereeluga. Ja ta ütleb, pereeluga on nii nagu ilmaga, et kord paistab päike, kord on sajab vihma, aga me oleme kõigeks valmis. Et see on nagu niisugune terve loomulik hoiak, et kui sa armastad kedagi, siis ei sõltu see sellest, kas päike paistab või vihma sajab või tuul puhub, vaid need inimesed kuuluvad kokku ja toimetavad kõige selle olukorra keskel. Nüüd võib ju nii olla, kui me küsime, et kus see usk nüüd nii kaduma on läinud, ka usk perekonda. Seal on palju põhjuseid,
emadepäev hakati ju pidama möödunud sajandi algupoolel, ma ei hakka neid tähtaegasi ja päevi ja nimesi nimetama, aga just sellel perioodil, kus juba perekond hakkas murenema, aga mitte sel määral, nagu ta täna. Eriti pärast esimest ilmasõda, kus oli nagu puhtväliselt väga palju purunud perekondasi ja see, et ka väga palju naisi tööle vabrikutesse, sõjatööstusesse võeti, see murendas omakorda perekonda. Ja see, mida me täna peame väga suureks väärtuseks, et naine saaks võrdväärselt meestega tööd teha ja raha teenida, see oli tegelikult üks hädaabinõu teatud ajal. Kuni sinnamaani mees pidas naist ja lapsi ülal, nii palju ta pidi teenima. Täna me mõtleme teistmoodi ja ma ei hakka seda ümber arutama, sest pole meie siin nii targad ja võib-olla pole see ka kohane koht. Aga emadepäev sünnib keset tegelikult juba kriisimärke ja seda väga suure populaarsusega hakatakse pidama. Kahjuks peame ütlema ka, et sellel oli ühel maal vähemalt väga niisugune mõju, poliitiline mõju, et seda tänaseni seal enam päriselt ei suudeta pidada, see on Saksamaa. Sest Natsi-Saksamaal emadepäeva peeti ja seda instrumentaliseeriti, nii-öelda kasutati ära puhtpoliitilistel eesmärkidel, et oma rahvust, oma võitlusvõimet tugevdada, emad, lapsed, see idealiseeriti väga halvas vormis. Ja miks ma seda nimetan, see on ka täna, me peaksime olema tähelepanelikud ka poliitilises maailmas, et neid väga häid väärtusi, ka pereväärtusi võidakse väga julmalt ära kasutada mingi ideoloogia nimel. Et peame Jumalat paluma, et me säilitaksime kaine mõistuse ja arusaamise. Nüüd, õnneks on see niimoodi, et meil on üks agenda ja see on võimas, see on piibliraamat, kus on nagu üle 1000-aastane ja rohkem veel, mitme 1000-aastane inimkonna kogemus on kokku võetud. Ja selle kogemuse nagu ülimkehastus on Jeesus Kristus. Ja ta ju alustas seda kõnet, see on möödunud pühapäevast, jääge minusse, mina olen tõeline viinapuu, üksteist minusse jäädes te võite vilja kanda. Ja täna ta nüüd ütleb selle, kuidas, et jääge minu armastusse. Ärge libisege sellest armastuse hoovusest välja. See armastus siin selles loetud sõnas on nagu 3 astmine, see on nagu niisugune purskkaev, mis vesi tuleb ja aste-astmest allapoole ja kõigepealt on isa armastus poja vastu. Jumal armastab oma poega, aga siis järgmine on poja armastus jüngrite vastu. Ja siis on jüngrite armastus omavahel. Et see armastuse allikas on nagu ülevalt ja hakkab tulema ja täidab järjest kõike. Nii et kogu selle hoovuse, armastushoovuse alguses on Jumala isa armastus. Et Johannese 3:16 need sõnad, sest nõnda on Jumal maailma armastunud, et oma ainusündinud poja on andnud. Ja täna emadepäeval me mõtleme just sellele looja armastusele, mis kogu looduses peegeldub. Et see pilt ei olnud kui nii terav, aga enne seda Jumala teenistust oli siin üks linnupesa. Ja see on kõik, nagu öeldakse, live-ülekanne, et see on tegelikult see, mis seal kuskil metsas pesa peal just hetkel toimub, mida me näeme. Ja ma olen neid jälginud, need on siin neid Läti kotkaid ja hiirepiusi ja neid pesasi, mis siis toimub. Praegu on just see, osa lindudel on juba munadest juba pojad välja tulnud, osa juba on päris suureks kasvanud, aga sulgesi veel peal ei ole, on kõik udusuled alles. Ja see, kuidas need emalinnud ja isalinnud, kuidas nad oma poegade eest hoolitsevad, et see on niisugune
hämmastav õppetund, et see, mida me tavaliselt omistaksime nagu inimemadele ja oma emadele ja isadele ja perekonnas, seal me näeme seda sama mustrit looduses kõige ehedamal kujul. Kui tuul puhub ühe külje pealt, see ema paneb oma tiiva ja astub täpselt seal pesa peal nii selle varju, et see tuul poegade peal ei puhuks. Ja ma olen seda varem näidet ka toonud, et kui nad alustavad ja pojad on väiksed, siis nad lauakesi seda pesaserva kõrgemaks. Aga ühel hetkel, kui pojad on juba suured, siis mis nad teevad? Siis nad hakkavad seda serva maha lammutama. Siin ei ole vaja, see on nagu terve pedagoogika instituut. Pildis on kõik täreldused oma pereelu, kuidas sa pead lastest lahti laskma, mida seevaks saaksid, nad peavad üks välja, aga on aeg, kus tõelda, need hoida. Ja see kõik armastus, mis läbi kogu loodu hoovab. Kui me võtame kogu seda universumit, see on kalk, see on külm, see on nagu vulkaaniline protsessis mõttes, aga sügavustes galaktikad plahvatavad, seal ei ole sellist armastuse joontki. Ja ometi on ainult, kus võib elu olla ja kõik. See on kogu loodusse on peidetud see potentsiaal, et lastni, keda me ja nende lastel selle elus see võib tulla. Nii et Jumala armastus kõige vastu, loodu vastu, välja siis vastu ta tulnud, pühadel me teeme selle teemaga rohkem. Täna võib-olla mitte nii. Võib, kui sa oled nagu kiriku võõra minna Jumala teenistuse. Ja lapsed laulavad Iisus ja laulavad, ma ei tea, mis nad laulavad, emast laulavad ja loojast. Miks see on see võti? See on nagu see põhitelg elu puhul. Et kui me ka eksime, kui meie lapsed ka eksivad, me anname andeks, me oleme valmis isegi ennast ohverdama. Ja Jumal vaatab meie peale, see on põhiliselt samas võtmes, mida me oma emadelt juures kogesime ja ka isade juures. On muidugi alati halvad näited, sest Piibel ütleb ka, et ise kui mu ema mind unustaks, siis Jumal, sina ei ole mind unustanud. Et siin maisuses me kogeme ka seda, et me isad jätavad meid maha, me emad jätavad maha, et see loomupärane, mis lindudel, loomadel on selge, see inimmaailmas ei ole nii selge, sellepärast me peame ka üksteist siin iga pühapäev kuidagi õpetama. Ja ise ka õppima selle juures, ega keegi ei ole nii täiuslik, et ta suudaks seda. Ja kogu see nagu ennast ohverdava, andestava armastuse teema on kokku võetud Jeesuse Kristuse isikus. Ta ütleb veel, toonitab selle juures, et seal, kus on armastus, seal ei ole nagu orjust. Mis suhe siis orjameel on? No ma olen seda varem ka siin nimetanud, et Wiedemanni sõnaraamatus 19. sajandi, see on saksa-eesti sõnaraamat, on kasutatud eestlaste väljendust, et pühapäeval läheme kirikusse Jumalat orjama. Et see on nagu olnud niisugune käibe väljendus, pühapäeval läheme kirikusse Jumalat orjama. Et need 6 päeva orjame mõisa, teeme nagu tööd ja orjame, nüüd pühapäeval on veel üks orjatöö, sest peame kirikus ka minema. Ja võt see orjameelsus ei ole kristlik meelsus. See võib olla paganlik meelsus, me orjame tööd teha. Aga Jumala riigis on see armastus sünnitab nagu sellise sõbrasuhte, teistsuguse suhte. Seda armastuse niisugune kainem nimetus kaasajal võiks olla resonantssuhted. Et kui näiteks aednik harib oma aeda, praegu me seda püüame ikka teha jõudumööda, ja kui sa seda pidevalt teed ja aastast aastast, siis sa märkad, et see
sinu töö, et see resoneerub, et see aed hakkab sind ka kõnetama. See on seesama tunne, kui te vaatate neid lapsi, kui nad laulavad. See, loomulikult on ilus laul, aga see kõik ei ole täiuslik. Aga nad igal juhul, ükskõik, kui nad ka ebatäiuslikult laulavad, igal juhul meie süda põksub ja rõõmust, et näe, ikka minu oma ka on seal kõlas. Ja see on resonants. Me tunneme, et vaja on. Kes koolis töötab, saab väga hästi aru, et kui võid olla klassi ees ja räägib, mitte keegi sind ei kuula, midagi ei tood isegi ülesandeid täita, aga nad ei tee seda südamega. Ja teine olukord on, kui tekib selline vastukaja resonants. See võib olla aias, see võib olla, emal lastega on see igal juhul, õpetajal õpilastega, aga isegi kui sa taime kastad, potitaime, vanemad inimesed isegi räägivad, ja vaata, ta hakkab sulle võitsema. Ja kuidagi kõnetab sind. See on mingi suhe ja me vajame elus. Me võime ka kirja niimoodi, et kuuleme kõik jutlused ära, aga me oleme siin oleme nagu võõrad. Et ei resoneeru mitte midagi. Et sa tuled siia ja esimesest hetkest sa oled puudutatud, sa oled millessegi armunud, miski asi on. Vastuse puhul ongi see, et mida Jeesus ka toob, te ei ole alustanud sellega, vaid mina alustasin. See on minu armastus, mis teid võidab. Võib olla, et nagu Augustinus ütleb, et head kasutavad aimed Jumal maitsta, kurjad aga vastu maailma maitsta tasuda. See võõrandumine, finantsi puudumine, see armastuse puudumine, see orjameel, et see on aga püüdlikult, tahtsime oma eesmärkide kasutada seda, mis tegelikult ei kuulu ainult mulle, minu pere, minu lähedasele, minu kogudusele, et see on nagu üks suur. See on väga tähtis teema, et kõik sammud, mis me teeme, me ei teeks neid ainult pärast. Sellepärast, et Jumal on tõesti, nagu ta ütleb, maitsta. See on nagu, ma vaatan päikselist teda. Ma vaatan see puud, mis just puhkevad juba. Mõned õied on juba lahti, mõnedel puudel. Kohe juba selle nädala jooksul, mis ees on, tõenäoliselt juba esimesed õunapuud lähevad õide. See on midagi, mis meid vallutab. See ei olegi, aednik muidugi mõtleb, et näe, õisi on nii palju, et võib-olla sügisest saan õunamahla ka. Aga see hetk ise on palju suurem, palju tähtsam kui see, mis saab. Ja seda oma elus, oma pereelus, oma laste kasvatamisel ma soovin meile kõigile, et seda hetke, seda resonantsi, seda armastust jätkuks. Ja kui kõik on läbi, nagu see Jumala teenistus, nagu emadepäev. Eile oli minu ema sünnipäev pidasime. Kõik meie pere, välja arvatud kõige vanem õde, kes on ammu surnud, aga teised olid kõik kohal oma meestega. Suur pere. Kokku siis 7 last. 8 koos selle, kes on igavikus. Osa on päris vanaks saanud juba. Ega see, kes hakkab 65 saama, see ka ei ole enam noor. Võib-olla koolis vaatavad lapsed, et mis see vanake siin veel teeb. Aeg oleks juba edasi kõndida. Kindlasti, kui me olime niisugused pätakad, vaatasime selles eas meestele ja naistele, et oi, nad on vanad. Aga ise ei tunnegi. Aga iga asi lõpeb ja ma tahaksin ühe teise sõnaga veel lõpetada. Siis igavikus ütleb kuningate kuningas
tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Kui tulime siia maailma, me olime alasti, me olime oma mähkmetes vangis, me tahtsime juua ja kes tuli esimesena meie juurde? Ema. Ja siis kõik teised. Issand, täitku meid selle armastusega jätkuvalt. Me tõuseme palvele.